Eba. Tere tulemast taas kord Ebaõnne 13 tänavale. Minu nimi on Max Sommer, minu ees seisab sellises natuke imelikus kõveras poosis mu igavene kaaslane Mart Mattus Kampus. Ja ta muidugi segab vahele kohe alguses, kui ma introt teen. Ma üldse ei taha vahele segada, Max. Selles mõttes, sa teed väga hästi, sul läheb väga hästi, ma näen, et sa oled väga närvis. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et miks ma olen natuke kõveras poosis on see, et ma olen avastanud... See on koera jooga on siuke asi, mida õpetatakse. Ma olen võtnud selle viimased, see on nagu uus aasta, siukene uus asi, mis ma olen avastanud ja kõigile soovitan. Seda saab teha seal Kalevi spordihalli kõrval, see on siuke väikene park, mis on nagu tarastatud. Ja siis on suurematele ja väiksematele ja siis sa saad sinna minna ja õppida ja see on päris tore. Ja lihtsalt väike, sorry, enam ei sega. Ja põhimõtteliselt see on perfektne sissejuhatus meie tänasele külalisele. Jah, kuulsite õigesti, meil on külaline lõpuks üle, siukse mõõduka aja. Ja see ei ole Mattias Naan. See ei ole Mattias Naan, ega Mikk Pärnits, ega üks meie sõpradest, kes mõnikord lihtsalt on pidanud asendama. Meil on hoopis külas suur mees. Suur Eesti mees, Mihkel Raud. Tere tulemast, Mihkel. Jaa, tervist. Tänan kutsumast. Mitte, et ma kuhugi oleks pidanud tulema, aga... No jah, see on see... Uus reaalsus, uus normaalsus, nagu seda nimetatakse. Ja. See on see meie Ebaõnne tänavakese võlu, et siia ei saagi sattuda otseselt, et siin rohkem... Sa lihtsalt kas oled siin või sa ei ole. See on rohkem selline meeleseisund. No ja vaadates seda, mis seda selja taga toimub, siis mul on isegi hea meel, et ma ei ole seal. Ja Max, seleta võib-olla oma natukene seda, miks sa oled valinud need taustaelemendid endale? Kõik on valik, see ei ole miski juhtu niisama meelelahutustööstuses, filmides, podcastid samamoodi, kõik on valikud, kõik on tähtsad, fokusseeritud ideed. No mina põhimõtteliselt olen alati teinud seda set disaini, seda lavakujundust, nagu meil on siin teinud alati, siis mitte selle külalise järgi, kes meil külas on, vaid järgmise külalise järgi, kes ma tahan, et meil oleks külas. Ja ma ei tea, kes see inimene täpselt on ju? Aga ma tahaks kedagi, kes nagu oleks selline, oleks see nagu, jah, et ma nagu lihtsalt mõtlen nagu ette niimoodi pikalt. Teil on välja natuke nagu Mätta korter, ma ei tea, kes te teate, olete nii noored, te pruugi teada, kes Mätas oli. Mätas oli hilisem vennaskonna akordionist. Tema korter nägi umbes selline välja, selle väikse vahega, et tal ei olnud aknaid ja me ikka seal aeg-ajalt niimoodi jõime tema juures. Ja talvel ka ja aknaid oli külm oli, ma mäletan. Aga Mätas on surnud, nii et... Ta oligi väga külmaks läks selles mõttes ümbruskond tal. Midagi seal juhtus, jah. No võt, ja teda saab kutsuda ainult niimoodi, et sa pead kutsuma mingi tüübi, kes keerutab taldrikut või kuidagi üritab aga siis kontakti saada. Sest intervjuus võiks tegelikult teha. Kunagi on tehtud niimoodi telesaatest talk show, et sa räägidki Jimi Hendrixi ja ma ei tea Kennedy'ga ja... Jaa, sa tood ükstapuha kella. Ja mis on tore on ka see, et nad tihti nõustuvad sinu vaadetega. Või kes iganes see saatejuht on, et nad on väga nõus ja aldid ja muideks nad on fännid. Nagu Jimi Hendrix on tegelikult fänn, mis on väga lahe. Aga jaa, see Maxil on õigus, et ma alati see on nagu see, et sa paned riided selga selleks tööks, mida sa tahad saada, on inglise keeles öeldakse siukene asi ja samamoodi, eks meie paneme oma tausta selliseks, milliseks me tahame saada, et kas me tahame, ja võib-olla Maxil Jaan Tätta näiteks tuleks kohale siukest asja, ma ei tea, see on lihtsalt nimi. Ja Mart tahab näiliselt minna kuskile, sinna Vahemere äärde puhkama, et see on midagi, mis sul on kaua plaanis olnud. No see on lihtsalt siuke, kui inimesed teavad mind, siis nad teavad, et ma olen soe, sõbralik inimene ja absoluutselt mitte ülbe ja kauge ja ebameeldiv, nagu nad ütlevad mulle näkku tihti. Nii et selles mõttes jaa, aga meil on veel, tegelikult on meil ka mingisugune, jaa, selles mõttes meil on ka nagu, Mihkel, see on nii tore, et sa siin oled, see on tore näha sind taaskord, selles mõttes see nägemine oli viimati nagu ühepoolne küll, aga meil on ka nagu eesmärk selles mõttes, et me ikkagi oleme, kuidas me ütlen, sellised nagu kultuuri
edendajad või sellised nagu. Me oleme it-tüdrukud öeldakse, it-tüdrukud nagu sellised, need inimesed. Kultuuritüdrukud. Jah, kultuurigeneraatorid ja kultuuritüdrukud ja Siim Nestori laadsed inimesed selles mõttes. Me oleme varjudes, me oleme Siim Nestor, kes on natukene pooleldi nagu varjus. Jah, et nagu piilub niimoodi ukse tagant ja ütleb, kas ma. Vahel isegi ei saa aru, et me oleme ruumis, vahel nagu mitte keegi isegi ei tea ja nad on väga šokeeritud, et meid lasti sisse, aga üldiselt me oleme seal. Et ja siis me mõtlesimegi, et nagu kutsuks kellegi siia, kes nagu ka on osa kultuurist, on teinud nii palju Eesti riigile ja lihtsalt show businessile. Ja lihtsalt nagu räägiks, jagaks mõtteid nagu kolme samal tasemel looja ühe asja ütlen siia vahele, ma ei ole Eesti riigile küll mitte kunagi mitte midagi teinud, see on nüüd kindel. Ja see, ma ei ütle seda kuidagi uhkuse või au tundega või kuidagi mingi rõõmu tundega, aga ma kunagi ei ärka hommikul üles mõttega, mida ma Eesti riigi hüvanguks täna teha saan, või kui ma ei võta kunagi gitarri kätte mõttega, et ma kingin Eesti riigile ühe toreda laulu. Et seda kunagi ei ole olnud. Et seda on ikka kuulajad ja lugejad ja televaatajad ja osake riigist, seda küll. No meie alustasime kindlalt, see podcast oli mõeldud ikkagi sellega, et kuidas me saame mõjutada Eesti riiki. Poliitiliselt, kultuuriliselt, kõiges, et nagu meil on visioon ja me tahame, et Eesti oleks rohkem meie visiooni moodi. No riik on pigem selline institutsioon, et siis võib-olla kasutab sõna ühiskond. Kuidagi nagu tõenäoliselt veidi täpsem ja riik on põhimõtteliselt mõned hooned Toompeal ja selle ümbruses. Ma ei tea, Mihkel, nagu minu arust viimasel ajal ei tundu, et see ühiskond oleks väga ühis enam, eks ju, et kõik on lõhutud mingis mõttes, ma ei tea, kas kõik on seda kunagi öelnud või nagu tähele pannud, aga minu jaoks viimastel nagu aastatel lõheneme. Jah, võib ennast lohutada sellega, et Eesti ei ole ainukene ühiskond, mis on lõhenenud ja ma ei taha kuidagi kõlada paranoiliselt või nii-öelda vandenõuteoreetiliselt, aga tuleb tunnistada, et kindral Gerasimov, kes mõtles 10 aastat tagasi, võin muidugi aastatega eksida, välja selle geniaalse hübriidsõja formaadi on oma tegemistes olnud harukordselt edukas. Ja ma ikka iga hommik teen uudised lahti ja mõtlen, kuidas Gerasimovi kabinetis tõenäoliselt jälle järjekordne šampus avatakse ja Valeri küpsiseid serveeritakse, sest kõik läheb plaanu. See on täiesti uskumatu, aga see on nii. Ja mitte ainult Eestis kuidagi ka muidugi, me paneme seda tähele, aga Ameerika Ühendriikides on see isegi palju kurjem ja see nii-öelda lõhenemine on palju nagu jõhkram. Seda ma tähele ei ole pannud, see on midagi, mida ma ei ole otseselt märganud, mina olen märganud Eestis ja ainult Eestis seda. See on Ameerikas 100 korda hullem. Ja, mine olen nädal aega Ameerikas, sa tuled tagasi ja vaatad issand, kui nagu üksmeelsed siin kõik inimesed on. Ameerikas on asi ikka täiesti tuksis. Aga see on niisugune, ma ütlen, aastate pikkune nii-öelda sihitud tegevuse tulemus. Et sellest on jällegi, ma ei taha kuskile väga nii-öelda sügavatesse vandenõuteooriatesse laskeda. Ei, see on okei, Mihkel, sinu tiim saatis meile e-maili nädal juba tagasi, ütles, et hei, Mihkelil on paar asja, millest, et pange kuskil 10-20 minutit nagu tehke ruumi. Nii et me oleme täiesti valmis selleks, nii et sa võid iga kell nagu lihtsalt võtta üle ja rääkida nendest Valerist ja kõigist sõpradest. All right. Jah, aga võib-olla alustuseks või siis võib-olla siis selle konspiratoorse Ameerika jutu jätkuks pigem räägiks võib-olla lihtsalt nagu mõnest süksest, sa oled olnud on ju palju saatejuhti teinud, on ju lauljaid hinnanud ja muusikat, neid vapraid muusikuid kuulanud ja öelnud neile, mida teha ja nagu me Mardiga mõtlesime, et nagu kuidas saaks nagu teha või luua sükse saate, mis nagu võtaks nagu selle kõik kokku, mis jääks nagu mitte lihtsalt nagu parima Eesti laulja või tantsi, kuidas saaks nagu leida lihtsalt parima eestlase. Et nagu, kas saaks teha mingi saate, kus sa oled õpetajad on ju, kui see kandideerib laulmisele, tantsimisele, teeb nõia tuleproovi läbi, on ju, teeb natukene maratoni jooksu, poliitikat, et kas siuke saade oleks tehtav? Muidugi, miks ta ei ole, sellest on vaja maha müüa see kontseptsioon mõnele programmijuhile, mis on suhteliselt keeruline ettevõtmine. Muidugi on see tehtav, see on seda lihtsamini tehtav, et ja nüüd ma hakkan oma nii-öelda tooteid plaagima. Ma olen isegi kirjutanud raamatu, sest on küll mõni aasta möödas, raamat, mille nimi on 100 asja, mida iga õige eestlane teeb. Ja selle formaadi sa võiksid umbes selle põhjal kokku panna, see on umbes 100 asja, ma ei mäleta alates sellest, et eestlane sööb, ma ei tea, kilu võileiba ja
ja paneb supi sisse ja sõltumata supist, sõltumata kohast, kus ta asub alati hapukoort, kuni ma ei tea selleni, et ta kuuleb Arvo Pärti või ta väidab, et ta teeb seda ja nii edasi. Et sul on võimalik panna kokku 100 nii-öelda voorust koosnev värk ja umbes nagu Hunger Games või nüüd on see moodsam variant on see korealaste bullshit, mis selle nimi on Squid Game, millest kõik on tohutus vaimustus, minu meelest on täielik pask. Põhja-Koreas on see Hunger Game ju, Põhja-Koreas on see rohkem. For the record, see on õudne teleseriaal kohutav, aga midagi sarnases stiilis, ta võib olla mitte nii vägivaldne, kuigi väike vägivald käib ka see juurde, ma arvan. Et seal võiks saada lõuga või midagi taolist. Naise kandmine või midagi sellist. Naise kandmine on jah, seda minu raamatus küll ei olnud, seda naise kandmist, aga naise kandmine on ka jah. Üsna Eesti pärane formaat. Ja see on midagi sellist, vaata, mis ei ole tänapäeval problemaatiline mitte kuidagi, nagu see on niisugune aktsepteeritud, üheselt aktsepteeritud asi on see, et lihtsalt mehed võistlevad selle üle ja nad kannavad oma naisi. Ja see on midagi sellist, kui sa seletad ameeriklastele seda või kohe on kergesti müüdav ja võib-olla see on võib-olla franšiis isegi, aga ma arvan, ühesõnaga premise on nagu see, et me pitchime sulle saateid, eks ju, kuhu sina võiksid järgmisena minna, ma lihtsalt teen kindlaks, et kuule, saad aru, et võib-olla siis sina teeme niimoodi, võtame keskmiselt 50-60 Eesti pere, paneme neile kaamerad tubadesse, ei ütle, sest et siis on nagu päris, eks ju, aus. Ja see ei tohi ka öelda, nagu see mõttes, sa ei tohi öelda inimesele, et sa filmid teda. Ja see on legaalselt, see ei tohi öelda. Tegelikult vastupidi, see tohib, sa pead talle ütlema, et sa filmid teda. Ei tea, Mihkel. Ei, ma olen nõus, et sa ei tohi talle öelda selle, kui sa tahad head saadet teha, aga sa pead talle ütlema, juhul kui sa tahad seda pärast telekast näidata. No eks see pärast, kui saade tehtud, eks see jääb Brüsselile otsustada siis, et... Jaa, ma ütleks, et siiamaani, kui mina olen öelnud inimestele, et ma olen neid tegelikult filminud terve aeg, siis on hullem reaktsioon olnud, kui ma ei ütle. Nüüd võib-olla ikkagi parem see, et me ei maini seda üldse inimestele, võib-olla isegi ei maini ühelegi kanalile ega midagi, vaid see on lihtsalt niisugune väikene asi, mis me teeme ja vaatame neid peresid ja siis vaatame, kui eestlaslikud nad on. Ja kas nad söövad kilu ja angerjat? Jah, või nad ainult väidavad seda. Kilu ja angerja puhul ma arvan, et seda isegi süüakse aeg-ajalt. Selleks on üks puht praktilised põhjused, sellepärast, et nad on suhteliselt odavad kalad. Ka angerjas pigem mitte, aga kilu saab suhteliselt nagu odavalt kätte. Aga Pärdiga on küll see konkreetne märk, Tammsaare on teine niisugune asi, mida kõik väidavad, et nad nagu tarbivad hommikust õhtuni. Nad kontrolli siis selgub, et see tegelikult ei ole kaugeltki nii ja see ei ole kuidagi mõistetamatu mulle või arusaamatu, ma saan sellest ilgavalt aru, miks. Mina ärkan iga hommik üles ja mul on Tammsaare raamat seal kõrval, üks nendest, mida me armastame ja ma võtan selle lahti suvaline lehekülg ja ma loen mingisuguse repliigi ja see on see viis, kuidas ma sellel päeval elan. See väikene repliik nagu piibel on dogma ja selle järgi ma elan. Tihtipeale ma pean jooma hästi palju, mis on nagu keeruline. See on ka põhjus, see Tammsaare on tegelikult põhjus, miks mina pidin välja kolima Mardi juures, sest ta olid need kivid lihtsalt igal pool ees, ma ei saa lihtsalt aru, ei saa lahti nendest. Ma hakkan põldu tegema hästi palju ja nagu see on hästi raske selles mõttes tegelikult. Kas see on ka võib-olla saade, et nagu kes loeb kõige paremini Tammsaaret või nagu kes on kõige parem Tammsaare, kes kehastab teda kõige paremini? Kas ma saaks teha midagi sellist ka? Oleneb natuke Tammsaarest ka muidugi, selles mõttes, et sul on tõde ja õigus ühest küljest, aga teisest küljest ei maksa unustada, et Tammsaarel lisaks kirjanikule ta oli ka tõlkija muide. Ja kui ma nüüd ei eksis, Tammsaare on tõlkinud Oscar Wilde'i Dorian Gray portree, mis on üsna gei raamat natukene. Nii et neid Tammsaaresid oli tegelikult ka rohkem, kui me võib-olla nagu alati... Gei all sa mõtled nagu inglise keeles nagu happy, eks ju, rõõmus. No mitte homoseksuaalne. Lihtsalt hästi rõõmus raamat. Lihtsalt siuke funky. Jah, funky, jah. Võib-olla tõesti see on ka variant tegelikult, Mihkel on, et me saaks praegu juba kasutada ära selle, et sa oled siin, et näiteks teeme uue Dorian Gray raamatu, uus tõlge ja paneme sinu väikse blurbi sinna raamatu kaanele, ütleb Mihkel Raud ütleb, et uus Dorian Gray tõlge on väga funky või väga gei. Tõlge ei ole gei, vaid teos ise on gei. On väga gei, sulgudes funky. Aga jah, okei, meil on üks saade olemas, midagi sellist, eks ju. Minu teine mõte, või siis tähendab minu esimene ja Maxi jaoks ka tegelikult esimene, sest et see on minu mõte. Sest ma kuulen esimest korda seda, jah. Kõik armastavad toiduprogramme. Olgu selleks Gordon Ramsay läheb ja karjub inimeste peale või lihtsalt hommikuti tehakse sulle pastat ja midagi sellist.
telekas. Miks mitte, Mihkel, sinu järgmine saade ETV, no võib-olla saame su ETV2, ETV2-s. Sina pluss siis näiteks mingisugune cool, äge, up and coming staar, näiteks nagu Babylõusta Kallim või keegi selline. Teete kahekesi ilusaid roogasid, mitte otseselt söödavaid, aga ilusaid. Aga defineeri ilus roog, mis vahe on ilusal ja söödaval roal. Põhimõtteliselt ma saan aru, aga ilus roog, mis ei ole tingimata söödav, too mõni näide, siis ma oskan kaasa mõelda. No Mart on... Hot muide. Mis asja? Babylõusta Kallim on väga hot muide. Ma ei ole näinud teda kunagi. Mina olen. Minu jaoks ta oli rohkem tundus siuke pehme või nagu, aga no see... Aga ilusad roogad selles mõttes, mina nagu... Mart on mind tihti kutsunud oma ilusaks roaks. Et nagu, kas see on... Kas sa seda mõtled nagu... No ma tihti olen öelnud, et inimene on tegelikult see kõige ilusam roog. See on midagi, mis ma ütlen hästi palju ja see, nagu jumala silmis, eks ju, midagi sellist. Ma ei tea, kas te otseselt saaksite nagu teha inimesi, panna ikkagi... Tehniliselt me saaksime, aga see ilmselt on jah, veidi pikemaajase projekt. Seal vist peaks küll enne ette ütlema inimesele, et... See on võib-olla... Kriminaalkaristus seadustiku järgi tingimata ei päästa isegi ette ütlema. Aga see muidugi lõpeb kehvasti. No aga ma võib-olla see ETV2 hommikuprogrammiks võib-olla see kõlbaks tegelikult, et miks nagu... ETV2 on ka hommikuprogramm või vabandust, ma jällegi esitan rumalaid küsimusi, kas neil on eraldi hommikuprogramm, seal on mingid asjad, aga kas seal on mingi show ka lausa või? No minu arust veel ei ole ja see võib-olla olekski see, et samal ajal kui Terevisioon või kuskil käib seal ETV1-s, siis sina ja Babylõusta Kallim või keegi teine teete lihtsalt panete inimesi sellisesse roa vormi nagu või niimoodi, et noh. Nojah, okei. Sa oled nõus, okei, nice. Mul ei ole midagi Babylõusta Kallima vastu ja temaga televisioonis roogade valmistamise vastu, isegi kui need on inimesed. Aga siin jah, tõenäoliselt selle nii-öelda pitch läheb keeruliseks. Ma tean natuke inimesi ka ETV2-st, need väga kenad inimesed muide, intelligentsed ja ma usun, et väga avatud muide uutele nii-öelda kastist välja ideedele. Väga ilusad. Aga ma kardan, et see projekt vajab veidi nagu täpsemalt lahti kirjutamist, et see praegu kuidagi kõlab natuke. No mul on päris palju joonistusi, mida ma võin jagada alati, nagu see võib-olla aitaks, kui ma lihtsalt ise sketšind. Ja sul on diagrammid nagu lihtsalt ja nagu siuke päeva planeerija põhimõtteliselt. Päeva ja lihtsalt sketšid ka inimestest ja ma üsna hästi oskan jalgu teha juba nüüd, nagu mis on päris cool. Või siis ma lihtsalt panen mingi koera sinna jalgade ette või midagi, et siis oleks näha, et ma ei oska nii hästi. Aga üldiselt aitab minu arust. Kui see on nagu kas meil on ka nagu veel mingisugune saate ideest? Ma näen Mihkel on natukene nagu checked out, see ei meeldi ta. See oli natuke nagu sükene liiga ekstreemne. See oli poolik, ütleme niimoodi, kui ma istuksin juba praegu Shark Tankis, siis ma teataksin teile, et teie idee on fantastiline, aga te peate sellega veel töötama. Ja mina ei saa sellega kahjuks nõustuda. Ma lihtsalt olen süke vahepeal. Üleüldiselt inimesena. Jah, ma ei ole päris ilus roog, ma olen süke pool söödav, pool ilus. Kui see oleks Shark Tankis, siis see oleks ilmselt see tank või lihtsalt mingi laud. Ma oleks see hai seal lihtsalt, jah. Ja see, kes seal lihtsalt on. Aga sul oli üks idee, Max, ma tean. Jaa, sest ma kuulsin, Mihkel, et sul tuleb on ju uus saade on ju, kus sa kas debateerid on ju, arutad poliitikatega asju, et kas me saaksime ka teha nagu põhimõtteliselt sama versiooni, et me ei kutsu poliitikuid, vaid me kutsume näiteks lihtsalt poemüüjaid ja kassapidajaid ja räägime lihtsalt nagu rohkem sellest, et nagu kuidas nagu poed täpselt toimivad ja kuidas nagu saaks poed, kuidas nagu toidu ostmine. Sorry, võib-olla ma lisan see juurde. Äkki Mihkel lihtsalt teeb täpselt sama, mida ta teeks poliitikutega, aga ta teeb nende tavaliste inimestega. Miks sa arvad nii? Miks sa usud sellist asja? Inimesed vaesed peavad põhjendama oma siukseid uskumusi. Ja võib-olla seal on neil on nagu mingi pinge peal, neil on 2 minutit aega ja neil on mingi see need mingid, see obstacle course on ju, kus nad peavad samal ajal kala kokku õmblema või midagi. Jaa, see kõlab nagu suvaline Facebooki grupp tegelikult olema ausad, kus nagu tüübid lihtsalt jauravad ja Facebookis on selles mõttes muidugi lihtsam, et sul on aega nii-öelda oma mõtet või lauset formuleerida, mitte et see kuidagi, see aeg seal kuidagi
või lauselt kuidagi paremaks teeks. Aga televisioonis oli siuke teatav niisugune ajapressung, aga ma arvan, et niisugused saated on juba olemas, võib-olla mitte lausa niisuguse nagu debati nagu saate või mingisuguse stuudio arutelu saate formaadis. Ja need saated, kus mingid tüübid, lihtsalt tavalised inimesed räägivad seda, mida nad elust arvavad, need on tegelikult kõikides kanalites olemas. Tavaliselt näeb see kuidagi välja niimoodi, et mingisugune reporter sõidab oma operaatori ja valgustajaga lihtsalt mingi poe taha ja lööb seal nagu asja käima. Aga niisugused saated üsna palju on, kas ei ole? Aga vot siis võib-olla siis keerame nagu selle asja nagu pea peale veits, et sa ütled, et nagu hästi palju on saated, kus inimesed räägid, mis arvad, aga teeme hoopis sellise saate, kus nagu sina räägid, mida sina arvad, et teised inimesed peavad kuulama sind lihtsalt. Jaa, see oleks väga lahe, Aga see on kogu saade. Ameerikas on see muide täiesti tavaline formaat ja kui ma alguses Ameerikas hakkasin nagu rohkem käima ja olema, siis mind ausalt on nagu natuke häiris see. Aga kõikidel nendel nii-öelda cable news kanalitel, alates MSNBC-st lõpetas Fox Newsiga, ongi saade niisugune, kus uudist, et diktor justkui, aga ta ei ole nagu diktor, ta on saatejuht. Tuleb ekraanile pool tundi jaurab, mida ta asjadest arvab. Kuidas täna oli niisugune asi ja mis ta arvab, siis kas see oli nagu lahe või ei olnud või mida iganes. Aga see sobiks sulle ju perfektselt. Ja absoluutselt, alguses see tundus kuidagi võõras, et miks mind peaks huvitama, mida mingi saatejuht arvab. Aga siis ma saan aru, et Ameerikas tegelikult riiki juhivadki saatejuhid ja see ei ole mingi nali, nad tegelikult juhivadki. Ja muidugi, miks mitte? Aga siis võiks olla tõesti stuudiopublik, mingisugust nagu inimesed, kes kuulavad ja või peab kallim või keegi lihtsalt. Mida iganes. Võib-olla nagu mingid kuulsad võivad nagu läbi käia, tulla siis korraks istuda maha ja nagu noogutada viilakalt. Jällegi, see on täiesti olemasolev formaat. Eestis neid ei tehta, Ameerikas on need õhtul alates kuskil kella 7 hakkavad cable news kanalitel kõikidel täpselt sellised saated ongi. Wow, seal kindlasti inimesed nagu avaldavad väga selliseid ekstreemseid arvamusi ja mitte kunagi midagi sellist, mis oleks lihtsalt selline universaalselt aktsepteeritud ja armastatud asi ala. Kriminaalsus on halb ja siis kõik plaksutavad. See muide ei ole universaalselt aktsepteeritud asi, kui sa oled natukene jälginud viimase, ma ei tea, kuu aja jooksul Eesti meedias toimuvat debatti selle üle, kuidas pedofiile tuleks hakata taas ühiskonnastama ja kuidas neid ei tohi tasalülitada või kus oli, neid ei tohi tühistada. Kõlab nagu telesari. Siis ma ütleksin, et see ei ole sugugi mingi universaalne tõde, et kriminaalid on pahad. Vastupidi. Tõsine debatt ja huvitaval kombel algas see debatt just nimelt nagu pedofiilide otsast, et mingil põhjusel Eesti inimesed armastavad neid ja võib-olla... No nad mõtlesid nagu, et võtaks nagu, kui me juba räägime, võtame nagu nii palju korraga, kui me saame nagu, et ärme alustada sellisest väikestest varastest, võtame kõik lihtsalt. Nojah. See on jällegi su tiim saatis meile kirja enne ja see oli, me ootasime, et see teema läheb selle peale ja hei, me oleme ikkagi improv comedy show ja hakata seda teemat lahkama ongi nagu tegelikult meie põhjus, miks me oleme. Siin on nii palju lihtsalt bitte, mida saab teha sellest. Ja see on lihtsalt hästi naljakas teema. Aga liikudes edasi, minul oli üks mõte ja ma ütlen selle lihtsalt kas see on su esimene mõte? See on nüüd, ma skippisin edasi, see on mul 7. või 8. mõte. Tegelikult koos, 7-8 koos. Sa oled otsinud, Mihkel, ja oled otsinud neid superstar nagu tikutulega, eks ju otsime, kus nad on. Ja ma olen leidnud paar tükke, mis on tore. Kõigile meeldivad Ott Leplandid ja Birgit. Robert Juhkenthal. Ja tema ei jõudnud kuhugi eriti väga kaugele. No ja, aga ta nagu võttis osa. Ta on olemas ja ta käis absoluutselt. Ja see on osavõtmine ongi tegelikult ka trofee mingis mõttes tänapäeval, eks ju. Ühesõnaga saad otsin neid superstari, aga miks mitte pöörata asi natukene pea peale, nagu Maxile meeldib öelda. Sa tead kõiki neid superstari trikke tänaseks päevaks, sa tead, mis žüriile meeldib, sa tead, mis kohtunikele meeldib. Miks mitte Mihkel Raud läheb seekord superstari saatesse, kandideerib superstariks? Kusjuures ma olen selle formaadi peale varem mõelnud, ma ei ole sellest küll palju häälega rääkinud, aga minu meelest võiks olla niisugune saade ja jällegi päris tõsiselt. See on teatavasti saade, mida tehakse üle 100 riigi maailmas. Et võetakse kõik need 100 riiki kokku ja igas riigis on 3 kohtunikku, sul on 300 inimest. Ja võt siis laua taha tulebki panna mingid kõige lihtsamad, tavalisemad need jopskid, kes seal, jopski on paha sõna, aga ütleme, tavalised need
koorust välja visatud, kes kohe saadetakse minema. Need panna sinna kohtunike laua taga ja siis need 300 tüüpi, kõikide maailma riikide, kõik need kohtunikud võiksid sealt läbi käia ja need saaksid siis neid seal kuidagi niimoodi, selekteerida ja ühel hetkel jõuaks see asi siis publiku, sama formaadi järgi, et ühel hetkel hakkab siis publiku hääletama ja nii edasi. Ja see oleks eetris korraga kõigis nendes 100 riigis. See oleks lahe show, ma arvan. Tundub keeruline, selles mõttes lihtsalt. Ei, see on tehtamatu, loomulikult, see on tehtamatu. Ja kuhu läheb nagu beebilõuste kallim selles kõiges minu jaoks. Lihtsalt saade, kus ma olen üksinda ja mind saadetakse minema või siis saadetab, kellega ma siis seal võistlen või võistlevadki need kohtunikud, Eesti kohtunikud oma vahel või? Need ei ole nii palju, et vaata, seal on vaja kogu aeg ära saata inimesi. Ei, ma arvan, et kohtunikud jäävad samaks ja kandidaadid on samad, lihtsalt sina lisandud sinna, sa lähed ka lihtsalt, sa laulad. Ja, sa lihtsalt võtad osa ja... Seal on ealine piir, seal on see probleem, et üle mingisuguse, ma ei mäleta, mis see ealine lagi on, mingi 35 või taolist. Seda võib nihutada tõenäoliselt, me oleme seda kogu aeg allapoole nihutanud, et mitte kogu aeg, aga ma mäletan, mingi aasta meil oli 16 ja üks kunagi ühesõnaga, midagi taolist. Et 16 oli maksimum. See oleks midagi laas, üks saade on olemas, on laulu karussel. Ja see on vist 16 ja maksimum 10 või midagi taolist. See võib-olla haakuks meie eelmise teemaga austades, kui ikka võtta väga... Ärme sinna lähe praegu, kuule, hei. Me ei saa välistada, et inimene kuulab meie saadet. Võideks meie saame seda välistada. Seda probleemi meil pole olnud. Aga Max, sul oli üks väga sükene huvitav idee. Jaa, põhimõtteliselt nagu kuidas ma nagu selle sõnadesse panen, see on rohkem süke nagu kontseptsioon kui kindel idee, ma rohkem tahaks nagu selle asja hinge, ma tahaks nagu hästi, kunagi olid, enam ei ole, aga kunagi olid need igasugused need ellujäämissaated, on ju, et minnakse saarele ja siis sa pead seal, on ju, sööma putukaid ja siis ütlema, et oi, see Tiina ta on nii halb ja siis ta peab saalt ära minema ja siis ta, ma ei tea, visatakse lõkkesse midagi, on ju. Ja, et mis oleks nagu selle saate nagu kaasaegne versioon? Nagu, vaata, hästi palju, maailm on muutunud, on ju, ja noortel on teistsugused huvid ja probleemid on kõik, Brüssel igal pool on ju. Nüüd kõlab see, et see pannakse üksikule saarele ja sa pead seal, sul antakse riisi ja sul antakse toite ja sul on kodu ja sul on soe. See kõlab nagu elektriarvet ei pea maksma enam. See kõlab nagu ülihea puhkus. Nagu inimesed tahaksid sinna väga minna. Et kui sa peaksid nagu kuskil ellu jääma, nagu testima seda, kas sa suudad ellu jääda, kuhu sa nagu... See on väga hea küsimus. Ma tean, kuhu ma mingit tüüpe saadaks, see on muidugi nii nagu trafarett, see on nagu nii kuidagi nagu banaalne, et ma ei julge seda isegi välja öelda. Aga kus ma ise läheksin? Kus ma peaksin ellu jääma? Väga hea küsimus. Mina mõtlesin korraks oli mul mõte, et võib-olla mere alla, et nagu ongi süke, sul on loetud minutid, nii kaua kui sa suudad. Ja kaamera vaatab, mida sa suudad teha, et ellu jääda. See on jällegi mingi show, mida tegelikult see show nimi on David Copperfield show või midagi taolist, kus ta panigi konkreetsed inimesed aheldas kuskile. See on see väike poiss seal Londonis elab ja crazy. Jah, niisugune David Copperfield on tõepoolest ka olemas. Aga põhimõtteliselt on võimalik ka ennast aheldada tõepoolest mingi asja külge ja siis olla vee all ja vaadata, mis sa teed. See on ikka niisugune Squid Game natuke või Hunger Games või Running Man oli kunagi niisugune. Mul oli üks, korraks me mainisime Jaan Tätet ja ma mõtlesin, et paneks selle võib-olla 2 ideed kokku, et sa oled Jaan Tättega seal parve peal ja sa nagu sõidad mööda maailma ja see on nagu ongi, sa pead ellu jääma. Kuidas sa talud sellist asja, eks ju? Et mõtlen, kui kõik toit ja kõik asjad on olemas, vesi ja riided ja kõik see, aga Jaan Tätte on seal. Ma usun, et ma saaksin hakkama. Et see ei tundu nagu nii kohutav võib-olla kui teile minu jaoks. No me tegime seda korra ja me käisime ja see oli päris karm. Me saime topeltdoosist, Marko oli ka seal ja lihtsalt nad
no ei jää vait, selles mõttes nad lihtsalt räägivad ja teevad oma laulukesi ja. Mina arvan, see on just nagu mõtlik, nad on vait kogu aeg, mina arvan, et see on see kõige ilgem torture, et sa oled kuskil parve peal ja vend on lihtsalt vait 2 aastat. Jaa, nad on valjult vaiksed. Ta on nii kuradi tark ja ta on nii elutark ja sa lihtsalt vaatad tema neid siniseid silmi ja see on kõik, see on kõnekam kui ükski kuradi mõttetera, mis tema suust tuleb. See on palju õudsam piin, aga see ei ole või? See on tõsi, nagu ma ütlesin, nad on valjult vaiksed, selles mõttes nende see kohalolek teeb su selliseks. Sa lihtsalt hakkad oma saladusi välja rääkima ja nad lihtsalt vaatavad sind ja siis vaikselt tuleb see kitarrimuusika sinna ja nad räägivad, siis järsku sul on vana kuub ümber ja lihtsalt tunned alasti ennast selles mõttes ja see on õudne. Aga siis kus sa siis oled? Mul tunne, sa tahad ikka vastata selle küsimusele. Ma andsime nii palju aega sulle. Ma üritasin nagu mõelda, aga need minu nagu vastused need ei ole kuidagi liiga originaalsed või üllatavad, sest telesaate nagu formaadi idee on ka suuresti selles, et see idee peab olema üllatav, see peab olema mitte etteaimatav. Ei ole lihtne, minusugune, eks ole, kui tüüp, ma ei tea, kuhu viia, eks ole, mingite inimestega, kes mind vihkavad kirjellikult või midagi taolist. No, ja siis vaadata, mis juhtub ja kuidas ma seal nagu hakkama saan, aga see kuidagi on nagu nii see on nagu nii etteaimatav. Jah, keeruline, sest et tõesti see peab olema sellist, kõik head telesarjad ja ideed ja sellised asjad, kui ma vaatan telekava, siis need ideed, mis tõesti ikkagi lähevad edasi, on need, mis panevad mu karjuma vaadates seda kava, et ma lihtsalt röögin lihtsalt vihast või hirmust või vahel mõlemad ja siis ma tean, see on hea sari, sest ma vaatan, wow, vaprad ja ilusad siis ma olen vihaseks, eks ju. Nii et jah, see on raske vastus. Arvan, et sult oodata seda liiga palju. Jaa, ma jään siin natuke jänni, ma kardan, jah. No eks me saame tagasi tulla selle juurde järgmisel korral, kui me teeme seda, et meil aega on, või mõnikord, kui me oleme seal mingis pitch meetingus on ju, räägime oma sarjadest ja siis mingi produtsent on seal, nagu ma vaatan siin sükse piljuga ja teen nagu, kuule, oled mõelnud ja siis oled nagu, ei veel mitte ja siis siis on siuke tore hetk lihtsalt meie vahel. Ja Mihkel, sa oled kindlasti nõus ju lubama eetris, et sa tuled tagasi siia saatesse. Ma vaatame muidugi, miks mitte. Ma ei näe praegu esialgu ei ole põhjust, miks mitte. Ja see kõlas nagu pikk minu kõrvadele ja seda on see, mis ma kuulsin ja liigume edasi uue mõttega. Minul oli selline üks väikene mõte. Reality show'd, me rääksime ellujäämisest, eks ju. Reality show'd on väga, väga coolid asjad, inimestele meeldivad vaadata päris inimesi. Ja ma mõtlesin, Mihkel, sa oled päris inimene. Teha väike reality show, kus näiteks Mihkel Raud sõidab kaasa kiirabiga lihtsalt õhtustel missioonidel, kuhu iganes on vaja. Ja üritab siis aidata, üritab ka kaasa teha ja nagu üritab õppida ja küsib küsimusi ja kuidas see käib ja las ma proovin ise ja niimoodi. Lihtsalt siukene hea, võib-olla 3-tunnine osa. Ma kardan, et see on jälle olemas see formaat ja olemasolevate formaatide probleem on see, kui sa neid teha tahad, siis sul sa pead litsentsi ostma. Ja olenevalt formaadist see litsents võib olla kallis ja see litsents võib olla odav ja selle litsentsiga võivad tulla kaasa mingisugused nagu mingid tingimused kuni mingite investeeringute suuruseni ja nii edasi, umbes nagu mingite frantsiiside puhul. Nii et aga ma kardan, et mingi sükk saade on kindlasti olemas. Ma olen suust veendunud, et niisugune saade on olemas. Mingi celebrity topitakse tuletõrje autosse ja viiakse ta siis põlevat maja kustutama ja ta vaatab, kuidas ta sellega hakkama ei saa ja siis inimesed ohkavad kodudes, et näed ikka, meil on tuletõrjed ja thank you for your service. See võiks olla, võib-olla ongi 2 inimest näiteks või 3 isegi, võib-olla on sina, Rein Rannap ja Peebi Lõusta Kallim ja te peate ustutama põlevaid tulekahjusid, eks ju? Jaa, see on, aga need on olemas need saated, ma veel kord ütlen, ma jällegi ei tea, mis saade nagu konkreetselt oli, aga minu mõnest ka need Eestis celebrity'd on mingisuguseid selliseid asju teinud, ma ei tea, kas nad lausa nagu maja on kustutanud, põlevat maja on kustutanud, aga või ma ei tea. No piisab sellest, kui me lihtsalt nime ära muudame sellest originaalsest sarjast, mis Ameerikas või kuskil Inglismaal on ja muudame nime ära ja ütleme, see ei ole see sari. See on üks meetod üldiselt varastada, jah. Väita, et see, mida sa varastasid, ei ole üldse see, mida sa varastasid. No me ei teadnud lihtsalt. Jaa, kirjutad ilusi kirja. Teadmatus nimelt ju vabastab seaduste täitmisest, kui sa ei teadnud. Jaa, see on see, mis ma alati olen politseile öelnud, et sorry, ma ei teadnud lihtsalt. Nüüd ma tean, ma rohkem ei tee. Politseist rääkides, ma ei tea, see on täiesti off topic, aga ma pean selle rääkima. Kuskil ma pean selle rääkima ja kuna ma väga kuskil selle rääkides, ma räägin siin. Ma sõitsin täna Tallinnas autoga, mind peeti kinni, oli operatsioon nimega Kõik puhuvad. Aga see on nagu literally kõik puhuvad seekord ja mis mind nagu hämmastas on see,
ma lasen, eks ole, ma selle juhipoolse klaasi alla, minust ütleme võib-olla poole meetri kaugusel on naispolitseinik, tal on mingi gadget ja ta teatab mulle puhuga minu suunas. Aga asja tegi nagu groteskseks see, et tal ei olnud maski ega midagi. Ja mulle tundub, et nad on võtnud väga ikkagi nagu südamesse seda linnalegendi, et see kuradi, mis iganes selle tüve nimi praegu on, see uus, jah. Et see ikkagi tuleb... Oh my god või mingi siuke. Midagi taolist. Et see on vaja võimalikult paljude inimesteni viia. Politsei on otsustanud seda teha niimoodi, nad lihtsalt peatavad autosid tänaval ja paluvad random inimestel nagu puhuda enda suunas. Tegelikult ma mõtlesin selle peale, et huvitav, ja ei olnud maske neil, et ma lihtsalt puhusin suvalisele võmmile näkku täna. Ja kust mina tean, ma arvan vähemalt, et ma olen negatiivne, kust tema teadis, et ma olen. No sa täitsid oma riikliku kohust, kohust. No jah, riiklik kohust, jah, täpselt Politsei- ja Piirivalveameti töötajate karja immuniseerimine. Kui sa räägid nagu, et politsei peatas, kas sa nagu, kas see naine, kas tal oli nagu see sinine vorm, mis see seal, kas see oli nagu veits teist värvi ja kas nagu politsei oli kirjutatud nõrga B-ga või midagi? Ma ei küsinud tema töötõendit, ma oleks tõenäoliselt pidanud küsima tema töötõendit ja alles siis puhuma. Ega see oli nagu siuksel, oma advokaadi lihtsalt siuksel vahetänaval kuskil oli ja... See oli lihtsalt Heitur Vest oli seljas. Tondi tänaval, see on, tuled sealt Tondi rongipeatuse juurest alla mööda seda ja seal nad seisid ja pidasid kõik autod kinni. Aga mul tulnud hetkekski pähe, et see võib olla mingisugune võltsoperatsioon või mingi pseudo-operatsioon. See võis olla lihtsalt, et sa tulid trepist alla ja küsisid, et kas te olete politsei ja nad ütlesid, jaa. Ja kui niimoodi läheb, siis tihti see on nagu ohumärk, et võib-olla nad tegelikult ei ole. No ja võib-olla tõesti. Aga vabandust, ma nüüd tõmbasin jutu täitsa kuskile maja. Ei, see on väga hea, me saime mingi kõva 3 minti sellest, et see on... Kõik see aeg, kus mina ei pea rääkima, on ainult õnn tehes seda podcasti ausalt. Ja nii et selles mõttes väga mõnus. Ja vähemalt sa said ka, ma tahtsin ühe nalja teha veel ruttu, et vähemalt sa said ka nime oma järgmisele raamatule, puhu mulle näkku. Anyway, see oli see nali, nüüd sa võid edasi minna, Mart. No ma tunnen, et minu idee just nagu käis läbi, ma rohkem mõtlen, et on sinu kord, see on võib-olla minu minu idee on siis see, et Max, sinu kord. Väga huvitav idee. No mina tegelikult võib-olla tahaks nagu kuulda, me oleme nii palju siin pläristanud oma ideesid, nagu Mihkel, nagu kui sa saaksid, ütleme nii, et raha ei ole küsimus, ütleme, et legaalsus ei ole küsimus, mõjuvõim, kõik, see probleeme pole, küsimusi pole ja keegi ei küsi mitte midagi. Mis on see unelmate sari või saade, mida sa tahaksid teha? Nagu kui sa lihtsalt mitte mingit piiranguid ole, lihtsalt sina, Mihkel Raud, mina, see inimene, tahan teha seda nagu lihtsalt hingaisse, see ei pea raha teenima, midagi. Mis on see suur unistus? Ma ei tahagi televisiooni teha, ma arvan. Lihtsalt vaikus, võib-olla see on ka lihtsalt tund aega, Mihkel Raud, uus saade, vaikus. Kui raha ei ole probleem, siis võiks üles osta kõik telekanalid ja nad kinni panna lihtsalt. Ja lihtsalt nagu siuke, Hamleti siuke edasine on kõik vaikus, eks ju, midagi rohkem ei tule. Jah, paneks lihtsalt kinni, ostaks nad ära, siis laseks kõik inimesed lahti päeva pealt ja lõpetaks organisatsiooni tegevuse ja äriühingu ja nii edasi. Ja ma saan sellest emotsioonist aru. Siis seda protsessi... Sellest saab saate kahtlemata. Seda protsessi sa filmid siis, on ju? Kutsud ükshaaval kõik need ahvid enda juurde ja räägid, nüüd on niuke lugu, et ma olen telekanali juht, aga ja mulla meil siin enam siin saatega. Me saaks, ja mõtle, kui põnev oleks televaatel vaadata, kuidas Mihkel Raud läheb saatest saatesse järjest. Ütleb, sa oled cancelled. Et sa oled läinud ja me paneme kinni. 7 uudised algavad, Mihkel Raud kõnnib sisse, ütleb, sorry, hakkab lauda ära tirima. Ja ükshaaval paneb kaameraid kinni. Ja 2024 tuleb jalgpallistuudio, siis Mihkel tuleb. Stop. Võtab palli ära. Paneks jupp haaval, saade haaval kinni kanal. Ja enne, kui lõpuks mingisugune õnnetu, mingi osoon või mingisugune asi tiksub kusagil päeval kell 1, kuhu veel ei ole jõudnud, siis on viimane niisugune. Nende stuudio on peidus lihtsalt. Ja lähevad maa alla. No võiks olla küll niimoodi, muidugi, absoluutselt. See kestaks aastaid selline, ma kardan, et telesaated on nii kuradi palju ja kanaleid, et see kestaks aastaid. No aga siis ongi, mõtle, kui see... alustada mingitest väiksematest, mille jõud, nagu, mis on odavamad ära osta ja kinni panna, ma arvan. See kujuta ette, kui palju on eestikeelseid telekanale, me kõik arvame, et need on 3, tegelikult on need, ma ei tee nalja, need on mingisugune
kurat, 20 vähemalt. Ai, sorry. Duo, mis see grupp või mis iganes on, Duo plussid ja Duo 6 ja Duo 7 ja igast peale sagedusest tuleb midagi. TV3 SD on veel alles. Mis on täiesti teine programm ja täiesti omad saatejuhid, aga lihtsalt väga 480 pikslit, lihtsalt hästi väikesed. See on lihtsalt töötab ainult vanaanded CRT-dega. Ja muideks Duo 8 on muideks see, millega meil on läbirääkimised, et Ebaõnne 13 show läheks sinna. Ja see on väga, praegu on nagu läbirääkimised raha ümber, et nemad on pakkunud siis, neil on 100-eurone nagu kupüür. Ja see on nagu see nende pakkumine, mis nad on andnud meile ja me räägime, kas me saaks vähemaks seda või rohkemaks, oleneb, kuidas me tahame. Mul oli üks mõte. Lihtsalt rääkides nagu, mis Mihkel Raud teeb järgmiseks, on ju? No. Kas sa tead Tansaaniat? Mis oleks, kui sina ja näiteks 2 kanget meest veel läheksite 3 Tansaaniasse ja lihtsalt olete seal ja me peame vaatama? Jälle väga levinud formaat, kõik 2 kanget on tõesti konkreetselt üks saade, kus ongi tüübid on. Ja, aga see erinevus siin on see, et see on 3 kanget. 3 kanget, jah, see oleks ainukene nii-öelda vapustav erinevus 2 kangest, no see on 3. Kuulajad ei... Nad on elanud oma perega, küll siin, küll seal, Tansaanias osa mitte, aga pretty fucking close, ma ütleksin, on nad käinud ja need saated on olemas, nii et jällegi mitte midagi liiga, ma ei kuidagi kõlan üle negatiivselt, ma saan aru ja kuidagi nagu Kärvin teie tiibu te olete, ma saan brainstorminud nädal aega ja ma olen nüüd välja fantastilisi ideid ja ma nüüd räägin, saated on juba olemas, on teile saadete probleem, et kõik kui crazy ja sõgeda idee peale sa ei tule, sa võiksid välja mõelda, teeme niisuguse saate, kus on seinases mingi auk ja tüübid peavad sealt kuradi august läbi ronima, kes on ilgelt naljakas, fucking saade on olemas, selle nimi on auk seinas, usu või mitte. Üks saade on olemas, ta on isegi Eestis katsetud, see on mingi Jaapani formaat. Eestis kukkus õnneks läbi ja taastas mingi teatava nagu usu Eesti rahva nagu vaimsesse tervisesse. Ja jaksid vaatavad miljonit inimesed, kuidas mingid paksud litsutakse läbi mingi aukus vette, see kõik ilgelt naljakas. Ma olen näinud just seda Jaapani versiooni ja muideks mul oli see mõte, ma vaatasin seda auku ja mõtlesin, mõtle kui see oleks eesti keeles. Ja see on tehtud, seda on proovitud eesti keeles teha. Seda on tehtud Eestis, aga see kukkus läbi või seda eriti inimesed saavad aru, miks nad peavad seda vaatama. Aga praegu on tegelikult edasi läinud, inimesed nüüd võiks uuesti proovida. Nad läksid lihtsalt selle seina juurde, kus auk lihtsalt kõndisid teisele poole. Ja ma ei mäleta, kuidas see täpselt oli, aga mingi jama seal oli. Asja point oli selles, et inimesed said märjaks ja kukkust vette, kui nad mingis august kuidagi õigesti läbi ei läinud või midagi taolist. Need augud olid mingid spetsiifilised kujud, inimesed pidid võtma selle augu kuju. Ja saad kuidagi nagu läbi paiskuma ja no muidugi ja siis kui nad ei paiskud, siis kuidagi kukkusid selle papist asjaga, kuhu see auk oli lõigatud, minu meelest kukkus kuskile vette, nad said märjaks ja kõik hüsteeriliselt naljakas. Aga jaapanlased ongi igasuguste Jaapani porno näiteks, kui me nüüd läheme järgmise teema juurde. Ja see oli meil järgmine, oligi meil kirjas, ma saatsime sulle selle kava vaata. Ja just, ma üritangi minna nii-öelda, vaatan kella ja üritan minut 45 ja läheb japsi porno. Täpselt, Jaapani porno juurde minnes, ega Jaapani porno ei ole mingi lihtne ja tavaline porno ja see on ikka... Palju tööd läheb sinna? Sinna läheb tööd ja ma ütleksin, sinna läheb kannatust, sest et ma olen käinud 1 korra Jaapanis ja loomulikult see lausa oleks väga teistmoodi lõppeda praegu. Teatavast rumalusest ma tirisin sinna kaasa oma ema. Ma siis tead, kultuuriline värk ja lähme, ma olin emaga koos ja ema oli sellel hetkel küll veidi noorem, kui ta praegu on, aga ikka mingi 80 või midagi taolist. Ja me läksime Tokyos, mõtlesin, lähme vaatame, et Jaapani porno on kultuuridest huvitav ja teeme niisuguse väikse vaatluse. Ja me tulime sealt suhteliselt siuha välja, sest see oli üsna jõhker. No seal on see pull, eks sul nagu pornopoes ikka, kui sa lähed videopoodi, siis sul on telekad seinte peal ja sealt tuleb stuff, mida sul on võimalik osta sealt poest. Aga võib-olla see on variant, et me ostame need õigused. Ja paneme TV3 näiteks või midagi sellist. TV3 ei näita seda kunagi, sa ei müü Eestis maha. See porno on tore ja inimestele meeldib seda vaadata, aga kurat, Jaapani pornot, see on keerulisem. Mulle meeldib väljakutse samas, ma tahaksin tegelikult minna mingisuguse kuukulguri või mingi produktsioonifirma juurde öelda, et mul on selline plaan, kinnitatud on kindel on see, et Mihkel Raud võtab osa
ja siis lihtsalt ja see on meie saade ja ma lihtsalt näitan neile. No just nagu need on mingid maitserännakud, eks ole, minnakse mingi meister kokaga kusagile Itaaliasse või Türki ja käiakse hõrgutisi proovime, siis me käime sinuga mööda Jaapani pornopoode ja vaatame, proovime sealseid hõrgutisi. Ja võib-olla isegi mitte erinevad poed, vaid sama pood, me läheme lihtsalt tagasi kogu aeg. Max, sul oli... Jah, ja siis ma tahtsin öelda, siis kui saame selle saate, saame siis nagu viimasena ära canceldada, kui see suur Mihkel Raua apokalüps saade lõpuks. See võiks olla ainuke saade, mis jääb, et see on ainuke nagu option, et nagu aktuaalne kaamera ja see aktuaalne kaamera jätame nüüd traditsioonide pärast ja siis see. Need on 2 asja, mis käivad eetris ja that's it. Tegelikult nagu jätame, kõik kanalid jätame alles ja lihtsalt näitavad kõik siis seda, mida me kogemisime seal. Näitavad testtabelit, niuke tore asi, ma tea, kas enam vist ei ole seda, aga minu lapsepõlves oli siis, kui telekas saateid tundus mõnda aeg näidata asja, meil oli testtabel. Ma ei mäleta, seal oli mingi funktsioon tõenäoliselt, aga oligi niuke tabel, kui need mingisugused jooned olid peal ja mingid värvid ja niuke nagu umbes nagu sa ostad uue printeri, lased välja mingisugused paberi, eks ole, kontrollid printeri neid värve ja asju. Umbes sarnane asi oli televiisori ekraanil. Ma ei tea, inimesed said midagi testida nähtavasti. Ja vaatake, testtabel, see tuleks taastada. See on väga tore formaat on testtabel ja seda võiks näidata sagedamini. Aga lihtsalt testi või nagu tabeli asemel on siis Jaapani porno? Ei, testtabel on siis Jaapani porno ja siis AK käivad oma tavalistel aegadel eetris, et ülejäänud on testtabel. Vot see oli minul üks mõte oleks, et me teeks aktuaalse kaamera või 7 uudis, aga me teeks nagu iga minut. Nagu lihtsalt kogu aeg tuleb uudis. See on umbes nagu Kuku raadio siis, kui ta alustas. Neil oli iga pool tundi uudis, mis oli selge overkill, sest mitte midagi ei juhtunud. Ja sa lihtsalt tahtsid seda raadiot kuulates iga poole tunni tagant. Mis juhtus sisust oli niimoodi, et 10 minutit mingi vend rääkis sama juttu. Sama uudis, 20 minutit musast tuli jälle see vend Üllar Born või Harri Tiidal. Aga Mihkel, mõtle, kui tore on eestlasel, kui ta vaatab TV3 ja siis vaatab, eks ju, 5 minutit vaatab Dr. House või mis iganes sealt käib ja siis 5 minuti pärast tuleb Mihkel Raud ütleb sama, kõik on sama ja siis läheb edasi Dr. House ja iga 5 minuti pealt sa saad nagu selle eksistentsiaalse siukse mõnu tund, saad selle jälle tulles tagasi tätte juurde selle vana kuue, mille ümber sees sa saad olla rahulikult, et kõik on sama, midagi ei ole juhtud. No, kaalume. Probleem on muidugi siis, kui midagi reaalselt juhtub ja sul on võib-olla mingi 1 minut seda aega seletada ja siis läheb edasi. Et see on jah, aga kui sa nagu ütles Slade'i laulja Neil, mis ta kuradi nimi oli, vahet ei ole. Neil Young. Slade'i laulja, see bänduri kunagi Inglismaal nagu Slade ja temale kuuluvad geniaalsed sõnad, tema ei rääkinud küll telesaadetest, vaid rääkis lauludest, ütles, et kui sa seda 2 minutiga ei jõua ära öelda, mis sul öelda on, siis sul polegi midagi öelda. Ja tegelikult on uudistega sama pull, võiks olla niisugune reegel, et kui midagi juhtub, siis sa pead olema võimeline selle minutiga ära formuleerima, see on mingisugune elevator pitch või kui sa pead suutma oma äriidee, eks ole. Mingi, ma ei tea, mis hulkne sekundeid on, mis sa pead suutma selle maha müüa. Võib-olla isegi 1 sõnaga, lihtsalt, et sa pead 1 sõna ütlema ja see peab andma edasi kõik uudise. See võiks olla meem, millega sa uudised edastad. Võib-olla see oleks saade, et kui on nagu probleeme vaata uudiste saade nende nagu seletamisega, rääkimisega, võib-olla siis nagu sina hoopis nagu joonistaks, nagu Raivo Tamm kunagi, et kui juhtub Raivo Järvi, just Järvi, üks neist Raivodest. Raivo Tamm võiks seda teha täiesti vabalt muida. Võiks joonistada oma 300 ruuduses elektriküttega korteris, seal on erinevad toad, kus on lõuendid ja pastakad ja Tallinn Ikla Pärnu maanteel oli suur õnnetus, on ju 30 autot on kraavis ja siis sina seal niimoodi teed sükse sketši sellest ja siis 3 keha langes siis vasakule ja joonistad neid ilusti valmis. Võid mingi uus tuleb nüüd mingi giga omikron ja siis sa nagu üritad nagu niimoodi artistlikult kujutada seda, et nüüd me oleme siin. Jah, see võiks olla küll ka hästi niisugune uudiste edastamise formaat ja mingitel joonistustaabil. Ja täpselt nagu Onu Raivo jutupliiats. Onu Mehkli uudis pastakas või midagi taolist ja siis ma tulen ja joonistan. Täpselt. Ja siis on ka nagu siuke kogu pere vaatamine, isegi kui on nagu midagi väga õudset. Väga õudset teemad. Sa saad ikka nagu, kui sa joonistad selle niimoodi ilusalt, siis on ikka nagu kõigil on tore ikkagi. Täpselt, seda nimetatakse muhestamiseks, kõik peab olema muhe. Täpselt. Võib-olla see ongi saate nimi. Mihkli muhe Mihkel. Jaa, aga ma kardan, et te leiate seal praami või parve pealt endale paremad saatejuhid selle saate jaoks. Kui muhedust on vaja taga ajada ja siirust, need on 2.
No, ja meil on Matvere ja Tätte on tegelikult muideks väga huvitatud just sellest Jaapani. See on nagu see, mis neile nagu imponeeris ja see on rohkem, nemad nagu ostsid ära selle enda. Right. Meil oli päris palju DVD-sid, need ostsid ära, nii et selles mõttes, jah. Aga kas meil oli üks idee võib-olla veel või? No üks kiire sul võib-olla on, kui sul on. Mul. Ja mul, üks mõte oli mul see, et meil on sükseid saateid varakult päevas, kus loetakse peale. Kõik armastavad seebikaid, eks ju, aga on ka komissar Rex ja multikad ja igasugused sellised asjad. Miks mitte selle asemel, et nagu rääkida sellest, mis toimub seal saates. Võib-olla Mihkel lihtsalt näiteks avaldab oma mõtteid sellel ajal. Et kui komissar Rexi läbi. See on täiesti geniaalne mõte. Ja minu meelest see on nagu natuke Piivise ja Buttheadi tüüpi nagu formaat. Noored inimesed ei pruugi teada, kes need olid, aga kunagi MTV's olid. Ja Muppet Shows olid ka kunagi kaks mingit vanameest, kes alati selle show lõpus midagi nagu pirisesid ja mögisesid. See oli väga naljakas. Ja see on muide formaat, mida me oleme ka arutanud oma televisiooni kaaslastega, et võiks olla mingisugune kommenteeritud variant, et tuleb mingisugune saade, hot mic tüüpi värk, et lihtsalt, ma ei tea, sama Superstari saade, minu mikker lihtsalt ei lähe kinni, ma lihtsalt mölisen nagu lauljate aja, mida ma tegelikult arvan või laulad ise näiteks või kui halvasti läheb neil ja paned juurde sinna trummid absoluutselt, ühesõnaga ma osalen kogu aeg saates, mikrofon on kogu aeg lahti, et see ei ole üldse paha mõte absoluutselt. See ei pea muidugi isegi, see ei pea olema piiratud ühele saatele, see võib minna lihtsalt üle terve näiteks TV3 kanali peal lihtsalt olla või kõik kanalid korraga võid ühendatud iga kanaliga 24/7 lihtsalt räägid. Just, see võiks olla niisugune asi, mida sa kunagi ei tea, et ühel päeval on ühes kanalis, teisel päeval on teises kanalis. Sa kunagi ei tea, millal Mihkel tuleb ja ütleb sulle midagi. Täpselt niimoodi, jah. Ongi põnev. See on nagu tavaelus, see on kuidas mina nagu elan. Ja ma elan alati selles hirmus on see, et kas täna on siis nagu Mihkel Raud tuleb. Ja see avaldab arvamust. Ja siis ma pean jälle peitu minema, sest ma kardan seda, mis ma õpin ja ma ei taha seda. Jah, aga selles mõttes, et kui see saade läbi läheb, siis palun, et natuke autoriõigused meile kanda, et kui meil on siin dokumenteeritud, et see oli meie idee ikkagi. Jah, ma võtaks mingi 5% sealt tagant. Jah, ma võtaks eest 5. Jah. See on selline hea balansis. Mihkel, kas on tulemas mingisuguseid üritusi, mingisugune jaanipidu, kus sa või mingid asju, kus nagu rahvale teada, meil on reach, nagu me jõuame, ma arvan, me jõuame sükse nagu kontingendini, kes ei ole tavaliselt nagu tavainimesed, jah. Et meil on eksklusiivne asi on see, et meil on kuulajaid selline arv, et me saame nimetada ja meeles pidada kõigi nende nimed, mis on väga siukene asi, mida enamus saateid ei saa öelda, eks ju. Ja mul on üritusi tulemus küll ja ma hea meelega plaagiksin neid, sest nende ürituste probleem on seda, on kõik välja müüdud, mul ei ole absoluutselt midagi põhjust plaagida. Ma väga vabadan. Nägemist. Kõik. Epa